Tšau Lemme, mäletad, kui me siin Jakobsoni tänava kodus jooksime ja mäletan, sa olid ikka pisikene põngerjas. Et tore on näha sind suureks naiseks sirgununa, et mul on väga hea meel, et mul on selline õde nagu sina. Palju õnne sünnipäevaks ja tulevaseks eluks ja ole väga tubli. Tšau Lemme, palju õnne sulle sünnipäevaks. Siin mõtlesin paari lausega, et nii raske öelda, et miks sa tähtis oled mulle. Aga tahaks öelda, et sa oled alati olemas. Nagu, et kui mul on mingi mure, saab sinu poole pöörduda ja siis kui mul on nagu häirivalt hea tuju, siis sina oled see, kes minu kõne ärab alati. Siis tahtsin öelda, et sa oled mulle väga kallis. Kallis Lemme. Ma ei teagi, mida soovida. Sünnipäeva puhul soovitakse ikka õnne ja mida üks isa muud tahab kui lastele, et kõik läheks väga hästi ja lastel oleks õnnelik elu. Aga kui järgi mõelda, siis see oleks natukene pettus arvata, et see kõik nii ongi, et ainult õnn ja heaolu ees ootab. Isa kohus on enamasti lapsi ette valmistada eluks ja elu all mõeldakse enamasti raskusi. Ja ometi ma tean, et see õnn on ka võimalik. Ja see õnn on tulemas ja see õnn on olemas. Aga selle leidmine võib-olla ei ole nii lihtne ja seda öelda, et ühel hetkel, et see ongi nüüd käes ja rohkemat enam ei ole võimalikki. Alati on võimalik rohkem. Ja ma mõtlen selle all, et alati on võimalik jõuda lähemale oma taevasele isale, Jumalale. Ja seal peitub kogu õnn. Seda ma soovingi tegelikult sulle. Ja soovin, et sa ühes Jumalaga leiaksid ka iseennast, sest ma näen, et sul on otsimise aeg, sa otsid seda, mis sa oled või kes sa oled. Aga tegelikult sa peaksid leidma iseennast see, kes sa leidma iseennast üles ja olema ainult see, kes sa ise oledki. Mina näen sind ikka sellisena, nagu sa olid lapsena. Ja ma tean, et see on sinus sees ja sa oledki seesama, ükskõik mida sa ka praegu otsid, aga sa peaksid selle leidma taas ja olemagi see. Tšau Lemme! Soovin sulle hästi palju õnne sünnipäevaks. Sa oled mu kõige lemmikum cappuccino tüdruk, sa oled mu kõige lemmikum naerukajakas, sa oled minu elupäästja ja sa oled mu kõige lemmikum sõbranna. Palju õnne sulle! Tšau Lemme, meie siin! Igised ja haigvad sünnipäeva tervitused. Otsa artiklis. Mõned tegid 2 trenni sinu sünnipäeva puhul. Ja mõni nagu tavaliselt jälle trenni ei teinud, aga tulin sinu pärast spetsiaalselt siia. Otse Läbirikagust. Massaaži lavalt otse eesena. Esimese vahel. Lemmekene, mis me sulle siis räägime? Sina, meie hing, sina meid kokku tõid. Sinu pärast me nüüd siin kõõrume. Kusjuures täpselt aasta tagasi kutsusid sa meid enda poole kõiki. Esimest korda. Ma nii mäletan seda. Ma pean lisama, et sa mitte ei kutsunud, aga ma tulin täitsa ise. Merikese kaaslasena, nagu sa mäletad. Elukaaslasena. Ja mina lisan, nüüd on nii, et kui siin saalis ei ole, siis on sama hea kui suvepäev ilma päikeseta. Mõtlesime ja meenutasime, et kust alates me sind mäletame. Ja kõik me mäletame sind rõõmsa ja säravana esiridadest. Ja mõtlesin, kust sa siis tulid? Ja mitte keegi ei mäleta, aga mäletan, siis sa ütlesid, et sa tulid tagareast. Ja sinna sa jäidki terveks aastaks. Mis see aasta meile toonud on?
väga palju ägedaid pidusid ja kokkusaamist. Just, selliseid pidusid, et kõhulihased on nii haiged järgmisel päeval naerust. Ja mitte ainult kõhulihased. Ja ma olen ju mõnegi inimese nime teada saanud, keda ma olen nagu küll trennis näinud, aga ma ei teadnud, mis ta nimi on, mis ta teeb. Ei teadnud, kus ta elab, nagu Reeda nime ma küll kõik teadsime, aga me ei teadnud, kus ta elab. Nüüd ma teaba 2 korda külas käinud. Tänu sulle lämme jälle. Jah. Mis me veel siis? Teeme tantsu kahe. Teeme. Alice Lemme, oled inimene, kellega on alati põnev. Su näär on nagu kingitus, mis teeb mu süda soojemaks. Sa alati tuled vastu ja oskad leida õiget sõnu julgestamiseks. Et kui mulle ei meeldi väga kaua ja pikalt jutustada, kuid soovin sulle südamest, et su plaanid ja unistused täiduvad. Soovime sulle palju õnne sünnipäevaks! Oksad rohkime! Tere, kallis, väike õeke. Palju õnne sünnipäevaks. Nii minu kui minu terve pere poolt. Tšau Lemme, sa tead, et ma ei ole väga pika jutuga mees. Seetõttu räägin kiirelt ja konkreetselt. Soovin sulle hästi palju õnne, rõõmu ja armastust ja et sul läheks kõik hästi. Ja sa oled eriti optimistlik ja energiline. Et ole edasi selline ja mul on hea meel, et ma sind tunnen. Nii, tere Lemmeli! Palju õnne sulle sünnipäevaks, me oleme siin sinu sõbrad, kui sa veel ei teadnud. Ja tahame rääkida lihtsalt paar lugu sinu kohta ja öelda palju hoolime sinust. Aga mina lihtsalt alustan. Mulle meenub sinuga seoses üks väike lookene, kuidas me kunagi tegime bändi koos. Sina olid seal klahvi taga ja mina olen elektritrummide taga. Aga ma jäin ühte proovi hullult hiljaks ja siis sa ei võtnud seda väga hästi vastu, saad nutsid terve ülejäänud proovis. Ja see oli hästi kurb, aga ma tahaks öelda, et ma õppisin sellest veast, aga siin on mu ühed teised mängikaaslased, kes lükkasid selle kohe ümber. Aga igatahes meil on olnud häid aegulas ja aitäh sulle nende eest. Mina tahan soovida palju õnne sulle sünnipäevaks ja palju armastust, nagu ma ikka kipun soovima. Ja kui ma mõtlen sinu, ma mõtlen, mida öelda, kui ma mõtlen sinule, siis ma mõtlen sinu sellistele naeratavatele silmadele ja naeratavale suule ja su kallistustele, mis on alati super head, nii et kuidagi sa oled väga soe inimene, alati olnud väga julgustav, et nagu kõik head tunded valdavad, kui ma sinule mõtlen ja mul on nii hea meel ja ma olen nii tänulik, et ma võiksin tunda, nii et võiksin ainult rohkem näha. Nii et seda äkki võiks nagu järgmisel eluaastal nüüd siis parandada. Aga super oled. Mis sa ütlesid? Okei. Tere, Lenne. Mina tahtsin välja tuua ühte lugu, aga ei saanud, sest tuli mitu. Aga igatahes tahtsin seda öelda, et minu jaoks võib-olla üks iseloomustus sinu kohta on see, kui kiiresti sa suudad kohaneda mingite eriolukordadega. Ja just eriti kuidagi, kui koos näitlesime palju, siis tuli see välja alati, et sa olid ükskõik mis rolli sa võtsid. Ükskõik kui jabur see sa kohanesid hullult hästi ja minu meelest see on üldse inimese juures üks olulisemaid asju on see, et tegelikult sa suudad võtta absoluutselt igast olukorrast maksimumi. Ja see on minu meelest sinu puhul üks iseloomustus, mis kehtib hullult hästi, nii et aitäh sulle selle eest, et sa oled seda õpetanud mulle ja teistele, kes sinu ümber on. Nii et, thanks. Oleme. Liivi siinpool. Kui mina mõtlen sulle, siis mulle meenuvad
sinu kallistused. Ja ma väga naudin neid alati ja see vestlus, mis selle üle erineb alati, on ka väga nauditav. Ma olen sellest väga tänulik. Mina olen Emps ja sina oled Emps. Kahekesi oleme Emps ja Emps. Jaa, tõesti. Eks ole. Meil oli head ajad. Aga sa oled tõesti olnud mulle väga lähedane sõbranna ja ma olen tänulik nende aegade eest. Minu mul on saanud koos veeta ja nagu teised olnud need lähedased head vestlused. Nii et me igatseme neid ja me igatseme sind ka kindlasti. Ja ma lihtsalt olen nii tänulik, et sa oled muidugi nagu olemas ja ma tänan Jumalale täiesti nagu sinu eest. Ta on sind hoidnud ja armastab sind ja me armastame väga sind. Tšau, Lemme! Kata siin! Meist ei ole ikka päris pikka aega näinud juba, aga ma tuli meelde praegu, kui ma hakkasin seda videot tegema. Mul on tunne, et mul on selle maalipõlgu. Kuna liisust ampudest aeg. Lunastuse aeg. Lunastuse aeg. Ma ei tea, siis võlgad seda lubadust anda praegu. Luba kohe ära, siis video peal. Ma pean ütlema ausalt, et mul oli arvutis üks kaust, kus ma panin mingisuguseid maaliideid osad inimeste jaoks. Ma just nimeliselt mingid, mida ma kedagi tegema pidin, saalid seal. Ma arvan, et see kaust on mul alles veel, aga ma ei ole nii ammu maalinud. Aga ma teen siukse hägusa lubaduse. Kui ma kunagi hakkan võib-olla uuesti maalima, siis ma teen sulle maali. Oli hea lubaduse. Ma mõtlen, et sa peaks mingi sumba tantsu lõpuks tegema. Jaa, ma arvan, et peaks küll jah. Kas keegi lõpuks sumba käib või? See käib. See ei ole kunagi sumba käib. Okei, tšau. Elis Lemme, kõige toredamat päeva sulle ja palju õnne sünnipäevaks. Love ya, varsti näeme. Sa tead, et olid meile väga oodatud laps. Meil on kõik lapsed olnud oodatud. Ja ega ma ilma meeleliigutuseta kõigest rääkida ei suudagi. Aga mõtlen sulle ja iga päev ikkagi kõigile teile eestpalves. Ja vahest mõtlen, et kuidas oskaks paluda, et ei oleks palve vale. Sest selles võib ka rappa minna. Aga kui ma palun, et see suund ja sinu valikute tegemine oleks õige, siis kust leiab see inimese hing, mis on õige? Ma mõtlen, et küllap vist, kui sa usaldad ja palvetad selle eest Jumalat, lihtsalt muud ei ole. Et muud võimalust minu pika elu jooksul, mida olen otsinud, on ainult, siis läheb õigesti, kui seda rada otsid, paludes seda ja olles tänulik selle eest, mis on antud. Me oleme isaga tundnud rõõmu abielust ja selle läbi olete te sündinud, aga me ei ole saanud mitte kellelegi elu anda. Ja eluandja, sina tead niikuinii, et see on küll palju kõige kõrgema käes. Tšau Lemme! Tahtsin sulle soovida palju õnne sünnipäevaks ja kallistada hästi kõvasti. Loodan, et tänane päev on lihtsalt mega lahe sinu jaoks ja tulevane aasta ka täis üllatusi, seikluseid ja kõike hästi palju ilusat. Palju õnne! Hei, tšau Lemme! Täna on sinu sünnipäev. Palju õnne sünnipäevaks ja ma loodan, et saad hästi palju kingitusi ja selle asjaga ma hakkasin mõtlema, et tegelikult ma arvan, et sina oled tegelikult kingitus. Sa oled kingitus kõigile neile, kes sind tunnevad. Ja ma olen suht kindel, et sa oledki minu hingesugulane. Ja ta tuli mu ellu hästi õigel ajal.
ja me täiustame teineteist. Ma lihtsalt tahtsingi sulle öelda, et ma arvasin sind väga palju ja ma loodan, et see aasta tuleb veel ägedam või väga raske või eelmine aasta. Ja täna selle klipi ma valisin ka, et ma teen siinsamas Anne kanali ääres, et siit said alguse ka meie väga sügavad jutuajamised ja me siin jätkusimegi teineteist tundma. Ja jah, ongi. Palju õnne sünnipäevaks ja tšau, Lemme! Võib-olla sa küsid, et miks ma siin Pirogovi platsil seisan, aga see on sellepärast, et siin lähedal on Werner ja minu jaoks olid alati väga-väga erilised need hetked, kui me saime Werneris juua kohvit ja süüa Brita kooki ja mis iganes ja rääkida ja ma mäletan, kuidas me nii tihti saime kokku ja arutasime mingeid eluplaane ja meil olid omad unistused. Oi, Joosu ja Anette kõndsid mööda. Meil oli kõik juba välja mõeldud, mida me täpselt tahame, mis pere ja värki-särki, aga päris. Jo, Lemme, ma tahtsin 2 videos olla! Okei, sorry. Nüüd mul läks asja, okei, ma räägin edasi nüüd. Et meil olid omad unistused ja asjad ja see oli nii tore jagada ja me olime siuksed naiivsed muidugi. Arvasime, et need olid nii toredad hetked ja ma mäletan, et minu jaoks juba oli see väga eriline, kui me esimest korda hakkasime rohkem üldsegi suhtlema, mis oli siis lifti noorteõhtul ja kus ma lihtsalt hakkasin sulle mingit tantsusamme õpetama ja siis me tantsisime seal koos mingit valssi või rumbat või mida iganes. Juba sellest hetkest ma sain aru, et sa oled hästi-hästi sõbralik ja eriline inimene ja pärast seda me hakkasime rohkem suhtlema. Et sinus on alati olnud nii eriline soojus ja nii eriline sära, see on alati olnud sinus. Et ma mäletan, et need kohtumised alati, kui mul olid rasked hetked või ma ei tundnud ennast hästi, siis sa alati oskad midagi ilusat ja head öelda ja sa julgustad. Et see on alati nii eriline, et isegi kui sinul on raske, siis sa oskad alati kuidagi teist inimest endast ettepoole panna. See on minu jaoks olnud alati eeskujuks. Ja minu jaoks on alati olnud nii erilised need tiibid vestlused, mis meil on olnud, kus me oleme saanud nutta ja naerda üheskoos ja analüüsida mingeid väga sügavaid sisemusi, mis on sageli selgeks teinud ka minule rohkem, et kus mina näiteks olen eluga või et sa oled aidanud mind hästi palju selles mõttes. Sinuga saab alati nalja ja sinust see rõõm, see on nii nakkav, et väga raske on jääda kurvaks. Et see rõõm on tõesti väga-väga eriline, et nii vähestes inimestes on seda. Ja mida ma soovin, et edaspidi me suhtleks rohkem. Et meil oleks rohkem toredaid hetki koos. Et me jagaksime oma elusid ka rohkem ja et isegi kui see suhtlus võib-olla on jäänud tagaplaanile mingiks ajaks, et ma soovin, et see enam ei oleks nii, et me muudaksime ka seda asja ja ma uueks eluaastaks sulle soovin hästi palju armastust, hästi palju ilusaid hetki, hästi palju armsaid hetki. Soovin ilusaid mälestusi, et oleks mida mäletada ja et oleksid kallid inimesed ümber. Soovin õnne ka sulle. Soovin palju päikest, et sa oled ise nii päikseline ja armas inimene, et sulle võib-olla ei olegi rohkem päikest vaja, aga ma ikka soovin sulle seda. Ja sa oled hästi suureks eeskujuks oma edasipüüdlikkusega.
see, kuidas sa trenni teed ja see näitab sinu sihikindlust millegi suhtes. Ja jällegi, see on väga suur eeskuju. Nii et ma loodan, et siinsamas Werneri juures mingi hetk me saame jälle koos minna Wernerisse ja nautida neid toredaid aegu ja Brita kooki ja muid häid kooke. Mis ma veel ütlen? Aitäh, et sa oled olnud minu sõbranna. Ja mul on nii hea meel, et sa ikkagi oled jäänud läbi kõikide nende aastate, et isegi kui suhtlus ei ole nii tihe olnud. Et ma ikkagi väga armastan sind ja väga hoolin sinust, et sa teaksid seda. Et sa oled mulle hästi kallis. Tšau, Lemelis! Olen siin, kus me tegime ühe meie kõige esimestest fotoshootidest, mis on minu magamistuba! Ja kusjuures sinu jaoks panin tegelikult spordiriided ka selga. Aga ma ei tea, kas ma jooksma jõuan. See on natuke käeldav. Aga see on pool võitu, kui juba riided seljas on, on ju? Igastahes ma tahan sulle soovida, et uueks eluaastaks, et sa tunneksid, kui väga sa oled oma sõprade poolt armastatud, aga kuivõrd palju enam sa oled Jumala poolt armastatud. Ja ma tõesti loodan, et sul tuleb hullult tore uus aasta ja et me näeme juba varsti. Okei, tšau! Ole väga õnnistatud.